nüüd teeme seda asja siis eesti keeles. Ja kõigepealt siis proovime siit keskelt selle ära alla lükata. See on ikka päris tugev, kuni käib klõps. Tõstame selle siia poole ja tõstame valged siia poole. Nii, Anti aitab mind natukene, tõmbame. Nii. Siit ka siis ilusti. Vaadata, et ta siis võimalikult sirgelt jääks igalt poolt. Nii, ja ülevalt siis peab jääma selline ruut siis siia ülesse ilusti. Nii. Vaatame, et on ilusti. Ja siis hakkame äärtest võtma niimoodi, et need liinid jääksid põhimõtteliselt kõik ühe koha peale. Nii, tõstame raskused maha. Lähme siia keskele. Nii. Nüüd on nagu posu siis mustasid siin. Paneme siia raskuse peale korra. Ja teeme siit poolt täpselt samamoodi siis. Et valged liinid keskmised jäävad sinna. Nii. Nii võtame raskuse ära. Nii. Ja nüüd jäävad siis mustad ja valged liinid. Alumiselt pikemad asjad lükkame siia vahele, alla. Ja. Nii, ja siis teeme 8 siia. Niimoodi. Nii, ja siis jätame siit selle otsa siia välja. Nii pikalt. Nii, ja nüüd hakkame siis rullima või siis kokku voltima. Ja tähtis on see ka siis, et õhk välja läheks. See alumine ja siis see peale. Hea oleks muidugi, kui oleks mingisugune plaat, et sa paned selle siia peale, et sa saaksid selle õhu siit kätte. Nii. Ja nüüd proovime sellise sisse panna niimoodi, et natukene paneme siit seda. Hyvä, ja nüüd väikse otsa. Ja. Ja nüüd on pakitud. Nüüd võtame selle, paneme siit läbi vaiksest. Kinni, siia nurka. Aga ja nüüd see viimane ots on siis selline, et võtab selle õhu kõik surub kokku ja hästi ettevaatlikult tuleb seda viimast otsa panna, et seda kummi kuidagi sealt ära nagu ei lõhuks. Nii, ja siis, et testida, siis hoiad siit näiteks kinni, et lihtsalt nagu tavaline test kõigepealt ja siis vajutad uuesti. Ja nüüd ta on siis töös, eks ju, ja nüüd, kui ma siis viingi drooni suurema nurga alla, siis juhtub siuke asi, et teie droon jääb terveks.